Tapetud pantvangi Yitai Cheni vanemad kutsuvad Iisraelis üles hääletama ainult nende parteide poolt, kes selgelt lubavad luua riikliku uurimiskomisjoni. Ruby ja Hagi Chen ütlevad, et see ei ole seotud poliitilise vasaku ega parempoolsega, vaid sellega, et tuleb välja selgitada, kuidas 7. oktoobri läbikukkumised juhtusid, kes mida teadis ja kes peab vastutuse võtma. Nüüd liitub minuga Ruby Chen, langenud sõduri Yitai Cheni isa, kelle poeg rööviti ja toodi pärast 760 päeva Iisraeli tagasi. Ruby, alati on tore sind I24 Newsis näha. Aitäh, et oled täna õhtul meiega. Aitäh, Nicole, et mind kutsusid. See on esimene valimine pärast 7. oktoobrit. Iisraeli avalikkusel tuleb valimiskasti juurde minnes silmitsi seista paljude probleemidega. Aga miks sa palud iisraellastel muuta riikliku uurimiskomisjoni loomine otsustavaks küsimuseks? Sest umbes 2 aastat tagasi esitas minu pere koos mõne teisega Iisraeli ülemkohtule petitsiooni, et nõuda Iisraeli valitsuselt selgitust, miks ei ole loodud uurimiskomisjoni. Kuidas Jumala nimel 1200 inimest tapeti ühe päevaga? 251 inimest rööviti, viidi Iisraeli riigi territooriumilt minema ja miks Jumala nimel kulus 760 päeva, et mu laps tagasi tuua. Ja umbes 2 nädalat tagasi saime Iisraeli valitsuselt ametliku vastuse ülemkohtule, kus öeldi põhimõtteliselt, et meil ei olnud piisavalt aega. Lubage mul seda veel kord öelda. Meil ei olnud piisavalt aega. Ma arvan, et kui pärast 3 aastat ei ole valitsus valmis uurima, kuidas see juhtus, see on suurim katastroof Iisraeli riigi jaoks alates selle loomisest. Ma arvan, et see on oluline kriteerium, kelle poolt sa peaksid eelseisvatel valimistel hääletama. Praegune valitsus, ja ma saan aru, miks räägib ainult tulevikust ja palub meil mõelda tulevikule ning sellega seotud ohtudele. Kui teine pool võidab valimised, mida see tähendab? Aga oota korraks, kas me ei peaks ka endalt küsima, millised olid eelmise valitsuse saavutused? Ja ma arvan, et me ei tohiks unustada ning peaksime neilt inimestelt küsima, miks te ei ole loonud uurimiskomisjoni ega võtnud vastutust selle eest, mis juhtus. Ja ma arvan, et on täiesti õigustatud küsida ükskõik millise parlamendi parteilt, kas ta soovib moodustada sellise uurimiskomisjoni järgmises parlamendis. Ruby, sa oled öelnud, et see on üle partei piiride, et riiklik uurimiskomisjon ei kuulu sellele ega teisele poliitilisele leerile. Kriitikud võivad siiski öelda, et see võib muuta 7. oktoobri vastutusküsimuse parteiliseks kampaaniateemaks. Kuidas hoida seda poliitikast kõrgemal? No me teeme kõik, et mitte poliitikast rääkida. Vähemalt ma arvan, enamik pantvangide peredest tunneb nii, samuti langenute omaksed. Viimase 4 aasta jooksul on selle eelmise valitsuse ajal tapetud üle 2200 Iisraeli kodanikku. Ja see puudutab vastutust. Ma arvan, et meie valijatena peaksime küsima eelmiselt valitsuselt, mida te olete saavutanud. Ja ma arvan, et osa sellest on vastutuse võtmine ja juhtunu eest vastutamine. Ja lisaks 7. oktoobri küsimusele on muidki teemasid, mida tuleb arvesse võtta. Aga ma usun, et üks olulisemaid kriteeriume valima minnes peaks olema just 7. oktoobri küsimus. Kuidas see juhtus? Kes teadis? Mida sa tegid? Mida sa ei teinud? Ja mis on sinu vastutus ja kuidas sa väidad, et see enam ei juhtu, kui midagi pole muutunud? Ja ma arvan, et see on halb viis sellele läheneda. Opositsioonijuht Yair Lapid mainis sind hiljuti tegelikult ühes sotsiaalmeedia postituses. Sa tulid Yesh Atidi kogunemisele, et hüvasti jätta Knesseti liikme Yoav Segalovitšiga, kes nüüd parteist lahkub. Lapid ütles, et ta tänas sind tulemise eest. Sa rääkisid kampaaniast ja ka sellest, mida on vaja saavutada. Ruben, ma tahan ka püsida. Kas sa näed end tulevikus poliitikasse minemas? Ja ma tahaksin siin lihtsalt parandada, Nicole. Me tulime sellele Yesh Atidi partei kogunemisele, mitte sellepärast, et me oleksime Yesh Atidi liikmed. Tegelikult lõime Yitai nimelise veini, mis just tuli välja. Ja
üks Yesh Atidi liikmetest, Simon Davidson, kes on ka meie naaber, ostis tegelikult selle veini ja soovis seda jagada Yesh Atidi parlamendiliikmetega, rääkides 7. oktoobrist ja kutsudes meid liituma. Nii et lõpuks me liitusime, mitte ametlike Yesh Atidi liikmetena, aga ma arvan, et neid tuleks tunnustada parlamendi liikmetena, sest nad võitlesid alati koos meiega Knesseti koridorides. Ja see ei olnud alati nii teiste Knesseti liikmetega, kellelt me palusime pantvangide vabastamist esikohale seada. Ja see on kahetsusväärne. Ja Nicole, see on fakt, mida tuleb öelda. Et Haredi parteid, isegi kui neil oli võib-olla võimalik peaministrit mõjutada nii, et ta jõuaks 2024. aastal pantvangide kokkuleppeni, nad ei olnud kunagi nii järjekindlad, nagu me nägime viimastel kuudel, kui asi puudutas seadusi ja eelarvet, mida nad tahtsid läbi suruda. Ja on kahju seda öelda, aga vähemalt saan öelda, et Yesh Atid tegi mida suutis, et meid aidata, isegi kui nad olid opositsioonis. Praegu ma ei soovi poliitikasse minna. Praegu soovin vähemalt olla hääl, mis ei räägi poliitilises võtmes. Ja taas kutsun kõiki, kes meid täna õhtul kuulavad, küsima, mis juhtus 7. oktoobril, kes võtab vastutuse ja mis täpselt juhtus. Sest kui me neid asju ei uuri, siis juhtub see lihtsalt uuesti. Ja veel rohkem peresid istub nagu mina, olles sunnitud rääkima sellest, kuidas me kaotasime oma poja, ilma et mõistaksime, miks see juhtus, kes teadis ja milliseid samme on astutud, et seda enam ei juhtuks. Me hindame väga, et jätkate oma hääle kuuldavaks tegemist ja jagate seda meiega siin I24 Newsis. Aitäh, Ruby Henn, et olite minuga. Aitäh, et mind kutsusite. Nüüd toon selle vestluse stuudiosse ja minuga on liitunud poliitikaanalüütik Jill Hoffman. Jill, me näeme neid pantvangide perekondi. Nende hääled on muutunud Iisraeli avalikkusele viimase 2,5 aasta jooksul nii tuttavaks, nii tuntuks, nii häälekaks. Ja nüüd, kui me liigume Iisraeli valimiste poole, kui palju mõju oodatakse endistel pantvangidel ja pantvangide perekondadel olevat, arvestades, et see on esimene valimine pärast 7. oktoobrit. Võimas, Nicole, neil on moraalne autoriteet kogu poliitilisel maastikul, nad lasevad sellel häälel kõlada ja see ei olnud alati Iisraelis sotsiaalselt aktsepteeritav ohvrite pereliikmete jaoks. Tead, kes selle aktsepteeritavaks tegi? 50 aastat tagasi mees nimega Jooni Netanyahu tapeti operatsioonil Tebis ja tema vend Benjamin Netanyahu lõi terrorismivastase organisatsiooni, mis viis tema diplomaatilise ja poliitilise karjäärini. Ja kui talle ei meeldi nüüd kuulda hääli, mis võivad olla tema ja tema rolli suhtes 7. oktoobril kriitilised, siis on tal tegelikult iroonilisel kombel süüdistada ainult iseennast. Nohkil täna teeb pealkirju veel üks pantvangipere, see on Anav Sand-Kalkert. Ta ütleb, et Yair Golan lubas talle demokraatide partei nimekirjas reserveeritud kohta, kuid võttis selle lubaduse hiljem tagasi. Golan ütles sotsiaalmeedias põhimõtteliselt vabandan ja et ta ei andnud kellelegi reserveeritud kohta, kuid kui kahjulik see võiks olla Yair Golanile ja demokraatidele? Tegelikult on see Netanyahule suur kingitus, et ta temast lahti sai, sest ta oli Netanyahu jaoks alates 7. oktoobrist kõige tüütum pinnuks silmas ja tegi oma hääle väga valjult kuuldavaks igal poliitilisel protestil ja mujal. Ta muutis pantvangide foorumi üsna poliitiliseks, kuigi alguses see seda ei olnud. Ja seetõttu ma mõistan täielikult Yair Golani. Tal oli eelvalimised, millest võttis osa 113 000 inimest ja tal oli õigus saada reserveeritud koht. Ja kui ta ütles, ma ei kasuta seda, isegi kui tegemist on kellegagi, kes on praegu nii avalik tegelane, siis ta andis oma parteile väga olulise sõnumi, näidates neile lojaalsust. Ja tõepoolest temaga käituti ebaõiglaselt.